tere, armas! Mul on sulle küsimus. Kas sa oled kontaktis sellega, mis on see sinu päris asi? Sinu elu või õigemini sinu hingekutse, sinu elutee, mis põimib läbi elu sind millegiga. Nimelt mul algab Reiki kiirkursus. Kiirkursus on see selles mõttes, et see võtab ülevaatlikult, kokkuvõtlikult kokku nii traditsioonilise kui ka Reiki meistri kogemusliku vaateasjale, jagab, äratab, integreerib punktide kaupa, väikeste ampsudena, selles mõttes, et eraldi on sümbolid, eraldi on temaatikad, energiate puhastamises, kõik punktid on nagu eraldi, et seda on nagu hea lahata. Ja lõpus on ka 30 minutit nii-öelda vestlust koos minuga, läbiviijaga. Ja sa saad seda vaadata iga kell omas tempos, ükskõik kus sa oled või millal sa oled, millal sa tunned kutset. Ja miks ma küsisin seda küsimust, et mis on see sinu asi, sinu päris asi, ongi see, et minu lehel kindlasti on inimesed, kellel on oma asi juba leitud. Või nad ärkavad sellele, või nad vajavad veel natukene julgustust. Et siis tihti jõutakse minu lehele samamoodi. Ja mul on sulle uudis, et see Reiki kiirkursus on tegelikult väga super tööriist, kõige baas sinu teel. Kas sinnani või seal olles, see igatahes kas täiendab või rikastab juba olemasolevat või äratab selle ja viib ringvele. Nimelt Reiki ei ole ainult siis kätega tervendamine, see on küll iidne traditsiooniline niisugune ravimisviis, loodusega koostöös ravimisviis, kuid seda kindlasti kasutatakse ka iseendal, ka lemmikloomadel, ka lastele õpetatakse seda igas vanuses, aga seda on hakatud teha enam juba mõnda aega ka erinevates ametikohtades või elukutsetes sisse põimima või tähendab ennast täiendama ka Reikiga. Sest ta lisab ekstra kvaliteeti sinu tegevusele, sinu mõttekäigule, sinu olemisele, sinu elustiilile, sinu tööpanusele. Ja ma olengi siin üles kirjutanud, kes on niisugused nagu põhilised, kes täiendavad enda nii-öelda tööpagasit või töökogemusi või tööriistu ka Reikiga. Et see on väga-väga, siin on ainult mõned näited, eks ju. Et Reiki igapäevaelus on siis need, kes tegelevad loomadega kindlasti või üldse arstiteadus või ravimisega tegelevad meditsiinis ka. Taimedega tegelejad teavad, mis on Reiki ja see aitab nende tegevusele jõudsasti kaasa, lisab sellist lisakvaliteeti, kindlasti kodus oma inimestega igapäevaelus. Tööl ongi siis poes, eks ju, tööl ongi, mis su töö võib olla, see võib olla seotud kokkamisega, aiandusega, mingi loominguga, mingi loomisega, suhtlusega, hooldamisega, koristamisega, liiklusega, reisil olles, tervisega seotud manifesteerimisel, mediteerimisel, ka iluteenindajad teavad, mis on Reiki. See on selline lihtne, universaalne viis, kuidas tõepoolest ka oma joogile ja toidule isegi lisada väärtust juurde või siis isegi kontrollida, kas see on puhas ja nii edasi. Või lisada sellele olemasolevale toidule veel lisaväärtust juurde, et see on nagu igapäevane selline
mõni kutsub seda maagiaks, valgeks maagiaks. Minu jaoks on see midagi väga loomulikku, loodusega koostööd ja, ja igaüks võiks seda teha, kui ta ennast oma elu ja oma ümbritsevat väärtustab. Ja seda siis minu Reiki kiirkursus kindlasti sulle ka pakub. Juba on registreerinuid. Oled sinagi oodatud, veel on aega registreerida. Anna mulle sellest teada, kui sa soovid. Ja tuleb väga põhjalik punktide kaupa kogu veebruarikuu jooksul, nüüd algava veebruarikuu jooksul ampsudena ja lõppkokkuvõttes saab see päris selline kena 3 astet läbi võetuna sellises kokkuvõtlikus, kogemuslikus, maagilis-praktilises võtmes. See sobib nii Reiki juba praktikutele, kui ka täiesti algajatele, kui ka edasijõudnutele. Et seal on kindlasti kõigile midagi, nibin, nabin, nipet-näpet, mis veel omakorda aitab neil mingist uuest vaatenurgast asju vaadata või kogeda. Et seda ma küll julgen tunnistada. Ma olen juba teinud Reiki meistriastmeid ka koha peal olles. Selle kiirkursuse eest küll sertifikaati ei saa, kuid ma ei olegi väga sertifikaadi usku. Ma olen selline kogemuslik ja endasse investeeriv, panustav ja keegi tänapäeval ei küsi selliseid asju, vaid pigem tahetakse teada, kes sa tegelikult oled, milline sa tegelikult oled ja kui sa oled Reikist infused, imbunud Reiki elustiiliga, siis see on tuntav, et sa oled usaldusväärne, sinu töö on kvaliteetne ja sa oled pühendunud. Et seal on mingi oma niisugune kvaliteet, et sa austad nii ennast kui teisi, sa austad loodust ja see on nii ilus lihtsalt ja see loob ilu juurde. See on väga veevala ja ajastu hõnguline mentaliteet ja see loob ka kaitset. Okei, see loob ilu, eks ju, igapäevaellu, sellist sügavat, lihtsat, võluvat, aga sügavat ilu. Sisemist, välimist ilu. Aga jah, ta on maagiline, ta on maagiline, aga samas ka praktiline. Kindlasti sa midagi oled kuulnud sellest, aga me rullime lahti veelgi enamat, mida sa oled võib-olla varem kuulnud või tajunud. Mul on keegi ütles mulle, et ta kunagi käis korraks Reiki vist 1. astmes ja tema jaoks jäi see tiba igavaks. Ja siis ta ütles, et ma kuulsin, et Maris, sina plaanid teha Reiki kursust. Et ma oleksin huvitatud sellest uuesti proovima, sest mul on niisugune tunne, et sinuga see küll igav ei saa olla ja ma arvan, et ei ole jah. Ma teen seda täiesti teistsuguses võtmes ja minu ellu on see väga palju rõõmu toonud, küllust toonud, kergust toonud, kvaliteeti toonud. See on täisväärtusliku elu alus, baas. Ja see on self-love. See on selline self-love, et sa täidad oma tassi ja sul on seeläbi hea ka parem ka teistega jagada. See on ka selline, et elu hektilisuses sul on mingi baas olemas ja see on kõige ilusam investeering ja kingitus iseendale. Tule liitu meie kiirkursusega. Veel jõuad. Oled oodatud. Lisainfo on siin all. Kohtumiseni.